Trump esitas karmi hoiatuse juhtidele, kes üritavad USA'd mitmel rindel korraga proovile panna. Sel neljapäeval 2026. aasta 21. mail, kui Hiina, Iraan, Kuuba ja Venemaa üritasid muuta šantaaži jõuks USA vastu. Xi Jinping üritab kasutada Boeingi kiipe ja Taiwani vahetuskaubana. Iraani režiim ähvardab korrata asümmeetrilisi rünnakuid droonide ja liitlasrühmadega. Kuuba reageerib paanikas Raul Castro ümberpiiramisele, rääkides vastupanust, samal ajal kui Havana püüab pärast aastakümneid oma rahva lämmatamist end ohvrina näidata. Trump näeb seda kõike kui osa samast mängust. Diktaatorlikud režiimid ja valitsused, kes on harjunud USA'd provotseerima, tunnevad nüüd, et nüüd tuleb selle eest maksta. Ja küsimus on, kas need juhid on tõesti valmis Trumpile vastu astuma või teevad nad lihtsalt lärmi, sest teavad, et Washington on hakanud taas hinda küsima. Kas Trump reageerib lihtsalt provokatsioonidele või valmistab ta ette suuremat vastust Hiina, Iraani, Kuuba ja Venemaa vastu? Kas Trumpi hoiatus peatab selle ähvarduste laine või paljastab see, kellel tegelikult on julgust vastasseisu eest hinda maksta? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga usaldusväärsuse standardi järgi Milson Alvese juhtimisel. Reaktsioon algab Hiinast. Xi Jinping üritab kasutada äri, Boeing lennukeid, Nvidia kiipe ja ligipääsu Pekingile vahetuskaubana, et survestada USA'd Taiwani küsimuses. Trump peab seda manöövrit otseseks provokatsiooniks. Tema arvates ei tohi Taiwan muutuda läbirääkimiste etturiks Pekingi käes, sest Hiina suurendab survet ainult siis, kui tunneb teisel poolel nõrkust. Elbridge Colby, kaitseministeeriumi teine mees, sattus selle jõukatsumise sihtmärgiks. Hiina püüab temaga suhtlemist takistada või piirata, sest teab, et ta on tugev vastane Hiina laienemisele Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Ja just siin muudab Trump selle juhtumi hoiatuseks. Ükski juht ei ütle Ameerika Ühendriikidele, kes võib või ei või nende huve kaitsta. Taiwan astub sellesse olukorda, näidates täpselt, miks Trump ei saa tavaneda. Saar on korraldanud sõjalisi õppusi Abramsi tankidega, amfiibse sissetungi vastaseid simulatsioone, linnapiirkondade kaitset ning vägede liikumist sildadel ja rannikualadel. Taiwan valmistub, sest teab, et Hiina jälgib iga kõhkluse märki. Iraan ilmub hoiatuse teise fookuspunktina. Režiim ähvardab korrata asümmeetrilisi taktikaid, kui Ameerika Ühendriigid taastavad sõjalise surve. Teheran panustab FPV droonidele, Shahedi droonidele, Iraagi relvarühmitustele, Hezbollahile, Huutidele ja liitlasrühmadele, et rünnata Ameerika ja Iisraeli huve ilma otsest sõda alustamata. Aga see valik paljastab Iraani enda piirid. Režiim ei räägi enesekindla suurvõimuna. Ta räägib nagu valitsus, kes teab, et tal pole võimalik USA'ga võrdsetel tingimustel vastamisi minna. Trump kasutab seda punkti, et loogikat ümber pöörata. Kui Teheran vajab miilitsaid, odavaid droone ja kaudseid rünnakuid, siis see on sellepärast, et nad teavad, et tavasõda oleks režiimile katastroof. Iraani droonitööstusest on samuti saanud keskne murekoht. Tootmisliinid Teheranis, koostöö Venemaaga, Kaspia mere kasutamine ühendusteena ja Ukraina sõjast saadud õppetunnid näitavad, et USA vaenlased ühendavad oma tehnoloogiaid. Venemaa, Hiina, Iraan ja Põhja-Korea moodustavad Washingtoni vastu survetelje. Trump vaatab sellele ja näeb ohuahelat, mitte üksikuid juhtumeid. Putin pidi Xi Jinpingile veelgi lähemale liikuma, sest Venemaa tundis selle mudeli raskust. Trumpi jaoks on õppetund lihtne. See, kes valdab droone, luuret, õhutõrjet ja kiiret tootmist, saab võime survet avaldada. Seetõttu ei ole tema hoiatus ainult sõjaline, vaid ka tööstuslik, tehnoloogiline ja strateegiline. Kuuba on muutunud Ameerika poolkera kõige tundlikumaks punktiks. Miguel Díaz-Canel süüdistab Washingtoni selles, et nad loovad ettekäänet saare tungimiseks pärast edusamme Raul Castro 94-aastase endise Kuuba juhi vastu. Kuuba diktatuur püüab oma reaktsiooni müüa kui rahvuslikku kaitset, kuid Trump näeb teistsugust pilti. Vana, isoleeritud, vaesunud ja hirmunud režiimi, sest nad on mõistnud, et karistamatuse aeg võib lõppeda. Süüdistus, et Kuubal on 300 drooni valmis Floridat ründama, suurendas Washingtonis valvsust. See teave tekitas arutelu, eriti kuna kohalikud võimud ütlesid, et neil pole selle ohu kohta otsest kinnitust.
Sellegipoolest kasvas poliitiline mure, sest Kuuba asub umbes 90 miili kaugusel Ameerika rannikust. Trump tiib, et ühtegi sealt lähtuvat ohtu ei saa võtta naljana. Pärast aastaid vaenulike režiimide nägemist, kes kasutasid lühikest vahemaad poliitilise kilbina, tahab Valge Maja teha selgeks, et Kariibi mere piirkond ei saa olla ameeriklaste hirmutamise platvorm. Kuuba režiim püüab väita, et nad ei kujuta endast ohtu, kuid samal ajal räägivad nad miilitsatest, vastupanust, suveräänsusest ja võitlusest lõpuni, kui peaks toimuma sekkumine. See ongi see punkt, mis ajab Trumpi marru. Havana kurdab Ameerika surve üle, kuid hoiab endiselt võimul struktuuri, mis püsib hirmu, repressioonide ja propaganda abil. Venezuela tuleb mängu kui eeskuju, mida Kuuba kardab. Meetod on tuntud: uurida liidreid, avaldada rahalist survet, suurendada isolatsiooni ja piirata tegutsemisvabadust. Kuuba puhul on reaktsioon närvilisem, sest režiim teab, et rahvas on sügavalt väsinud ja nüüd üritab ta kasutada omaenda rahvast kilbina. Kanada tuli samuti selles kriisis esile, sest Mark Carney kaitses ideed, et Kanada on ebakindlas maailmas stabiilsem, usaldusväärsem ja iseseisvam. Aga see näitab ka teist probleemi. Liitlased on aastakümneid lootnud Ameerika jõule ja nüüd tahavad nad esineda moraalse alternatiivina, kui Washington nõuab vastutust. Trump ei näe seda julgusena, ta näeb seda kui oportunismi. Kui on vaja kaitset, vaatavad paljud Ameerika Ühendriikide poole. Kui on aeg arveid maksta, räägitakse iseseisvusest. Kanada jutt puhtast energiast, usaldusest ja turgudest avab veel ühe osa Trumpi hoiatustest. Valge Maja tahab takistada liitlastel kasutada ilusaid sõnu, et põgeneda julgeoleku karmi reaalsuse eest. Ameerika kaitse-eelarve on selle erinevuse sümboliks. Kui vastased räägivad sellest, kuidas odavate relvadega rohkem saavutada, siis Trump vaatab sõjamasinat, mille maksumus võib ületada $1 triljon ja mõistab, et probleem pole ressursside puuduses. Tema arvates võivad odavad droonid küll kahju teha, kuid need ei asenda ülemaailmset juhtimist, mereväge, satelliite, lennukikandjaid, luuret, tööstust ega võimet reageerida mitmes piirkonnas korraga. Trumpi ähvardavad liidrid teavad seda. Seetõttu kasutavadki nad asümmeetrilist sõda. Iraan kasutab relvarühmitusi, Hiina kasutab kaubandust ja Taiwani. Kuuba kasutab propagandat ja sissetungi hirmu. Venemaa kasutab liitu Pekingiga ja vaenulike režiimide toetust. Igaüks püüab rünnata äärealadelt. Trump vastab, sihtides keskmesse. Kes iganes seab ohtu Ameerika huvid, peab arvestama sanktsioonide, sõjalise surve, tehnoloogilise blokaadi, diplomaatilise isolatsiooni ja tugevdatud toetusega strateegilistele liitlastele. Iisrael mõistab seda loogikat paremini kui paljud lääne valitsused. Ameerika Ühendriigid on aastaid olnud ümbritsetud rühmitustest, kes kasutavad odavaid rakette, tunneleid, droone ja kaudseid rünnakuid, et kurnata palju tugevamat sõjalist jõudu. Taiwan jälgib sama valemit Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Ka Pärsia lahe riigid vaatavad Iraani selle murega. See ei puuduta ainult suurt sõda. Eesmärk on takistada seda, et väiksemad ja agressiivsemad režiimid ei muudaks pidevat provotseerimist aktsepteeritud tavaks. Trump tahab sellele rutiinile lõppu teha. Tema raev ei tulene kontrolli kaotusest, vaid arusaamast, et vaenulikud juhid tõlgendasid kannatlikkust nõrkusena. Nüüd on vastureaktsioon taas mängu keskmes. Ja juhid, kes varem rääkisid karmilt, hakkavad nüüd iga sammu hoolikalt kaaluma, sest Valge Maja on selgelt öelnud, et provokatsiooni, väljapressimist ja ähvardusi ei käsitleta diplomaatiana. Mina olen Milson Alves Global ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.